Tere päevast maaeluvõrgustiku infoseminarile, mida me teeme siis täna koostöös Kodanikuühiskonna Sihtkapitaliga ehk KÜSK-iga ja täna tutvustame 2 programmi. Üks on siis KÜSK-i enda programmid ja sellest räägib Tiina Oraste ja siis teeme väikse pausi. Mõned liituvad meiega veel ja siis räägime juba kodaniku võrdõiguslikkuse ja õiguste ja väärtuste programmist CERV, mida tutvustab Marju Mäger. Katsume hoida mikrofonid väljas. Pildiga on nii, nagu keegi soovib, kas pildiga või pildita, aga ma tuletan meelde, et me salvestame seda seminari. Me paneme selle lingi üles, aga veel enne rääkisime sellest, et me üritame hoida meeles, et kunagi me kustutame selle ettekande ära, sellepärast, et need programmid muutuvad ja et ei jääks lihtsalt mingisugune vananenud info siia maailma ringlema. Et mikrofonid väljas, küsimused esitame kas siis teema lõpus või siis päris, kui ettekandja on lõpetanud, sest võib-olla ta seda teemat juba seal puudutab ja saab siis kas tippida chatti või siis anda käega märku ja küsida häälega. Järelevaatamise lingi paneme võib-olla järgmiseks nädalaks või kui jõuab üles seesama lehekülg, kus te ennast registreerisite. Ja vaatame, sinna saab ka ettekanded lisada, aga kindlasti siis juba detailsemad huvi korral saate juba pöörduda otse KÜSK-i ja KÜSK-i kodulehele. Aga sellega mina lõpetan siit selle ekraani jagamise, selle sissejuhatava slaidi ja mul on hea meel öelda siis Tiina Oraste, et meie esimene aga lasengi Tiina teil endal rääkida ja siis ise püüan siit vaadata siis nende küsimuste poolt ja sellega hoida. Aga jah, et veel kord küsimused pigem siis teemade või siis päris lõpus, selle jaoks võtame ka teatud aega. Nii et palun, Tiina. Aitäh! Tere kõigile infoseminaril osalejatele. Ja nii nagu Ave mind juba tutvustas, siis mina olen Tiina Oraste ja olen siis Kodanikuühiskonna Sihtkapitali juhataja. Olen 110 aastat, aga pikalt seda ametit pidanud ei ole, aga enne seda olen olnud väga pikalt avalikus sektoris ja puutunud kokku siis ka erinevate teemadega ja erinevate taotlusvoorudega ja nii edasi, et need teemad päris minu jaoks võõrad ei olnud. Ma proovin nüüd teile jagada taotlusesitluse, mille ma olen siis ette valmistanud teie jaoks. Palun andke keegi märku, kas on kenasti näha? Ja, kõik on ka hästi. Jah, aga ma ei tea, kuskil on mul siia väga läinud esitlus tahapoole. Nii palju ma siis ütlen veel, et see esitlus on puhtalt siis nii-öelda siseriiklikele taotlusvoorudele tehtud. Kodanikuühiskonna Sihtkapital tegelikult tegutseb väga laialt. Üks on siis siseriiklikud taotlusvoorud ja teine osa meil on siis välisprogrammid, mis on aastast aastale suurenenud nende maht ja haare. Nii, aga hakkame siis minema. Nii, siin on siis ülevaade meist, et me oleme siis eraõiguslik juriidiline isik, asutatud aastal 2008 ja asutaja õiguste teostaja on siis meil Siseministeerium. Ja loodud on siis sihtasutus ülesandega võimestada vabaühendusi nii rahaliselt kui ka arenduskoostöö ja nõustamistegevusega. Lisaks nii-öelda meie töötajatele, keda meil on siis hetkel 15, on meil ka lepingud maakondlike arenduskeskustega või siis ka omavalitsusliitudega, kus siis töötab meil vabaühenduste konsultant.
ja kelle ülesanne on siis väga konkreetselt nõustada vabaühendusi, ka lihtsalt inimesi meie taotlusvoorude osas või siis muude rahastuste osas. Ja lisaks see ei ole küll meie poolt antud ülesanne, aga tihti nad tegelevad ka nõustamisega, mis puudutab KOP-i kohaliku omaalgatuse programmi ja ka võib-olla teisi muid, sest kõik, mis puudutab tegelikult vabaühendusi, siis meie konsultandid on selle nõustamisega kompetentsed. Mis on meie KÜSK-i missioon, ongi siis olla Eestis kodanikuühiskonna tugisambaks, mis oma tegevusega aitab kasvatada kodanikualgatust ja koostööd ja siis leida mõjusad lahendused ühiskondlikele väljakutsetele. Ja loomulikult meie siht on siis kogu Eesti ja läbi meie siis ka nii-öelda see tuntus viia maailma laiali oma näidete, heade näidete osas ja ka koosmeele ja avatud ühiskonna näidetena. Meie roll ja fookuses on siis, nii nagu ma olen siis mitu korda juba öelnud, on siis vabaühenduste ja kogukondade võimekuse kasv. Teise väga suure plokina on meil sotsiaalne innovatsioon ja koostöö. Ja kolmas on rahvusvaheline nähtavus ja partnerlus ning üks teema, mis lähtuvalt nii-öelda maailmas toimuvast, on meil ka siseministri poolt pandud väga suur rõhk elanikkonna kaitsele, et läbi oma toetusmeetmete me viiksime seda vabaühendusteni ja ka üksikisikuteni läbi oma toetusmeetmete. Mida me siis teeme oma tegevuste eesmärgi saavutamiseks? Korraldame taotlusvoore ja jaotame toetusi. Need on eelkõige siis siseriiklikud, millest ma kohe varsti hakkan ka rääkima täpsemalt. Võimestame vabaühendusi läbi koolituste, läbi arenguprogrammide. See võimestamine põhimõtteliselt on ka nii-öelda läbi nende taotlusvoorude, samas ka läbi välisprogrammide. Siis toetusvõrgustike ja praktikakogukondade toetamise. Siin on meil siis ühisosa MTÜ-d, KOV-id, ettevõtted, riik. Siis loome ja testime uusi mudeleid, pilootprogrammid, inkubaatorid, hackathonid. Siis vabatahtlikku tegevust toetame läbi siis sündmuste, kampaaniate või tunnustamiste. Ja tellime ka vabakonna uuringuid ja analüüse, et kui te lähete meie kodulehele, siis seal on kohe olemas üks alamleht, kus on meie uuringud ja analüüsid, mida me oleme viimastel aastal tellinud, on seal üleval. Ma soovitan väga nendega tutvuda, et sealt leiab kindlasti palju nii-öelda organisatsioonide jaoks vajalikke teemasid. Ja siis loomulikult hästi suur rõhk on ka rahvusvaheliste projektide ja kontaktvõrgustike loomisel ja toetamisel. Nüüd siis millised on meie siseriiklikud taotlusvoorud? Vabaühenduste arenguhüpet ettevalmistav taotlusvoor, milleks on siis 26. aastal riigi poolt eraldatud meile 45 600 eurot. Arenguhüpe, mis on suur taotlusvoor rahalises mõttes, on üle 300 000. Arenguhüppe taotlusvoor on meil hästi populaarne. Siis ma usun, ei ole siin teie hulgas inimest, kes pole siis kuulnud kogukonnafondist, millest on Siseministeerium üsna palju juba rääkinud, oleme ka meie läbi oma kommunikatsiooni sellest rääkinud.
See on siis kogukonnafond, milleks Siseministeerium eraldas 1,6 miljonit. Siin küll te näete, et selleks on 1 miljon. Nimelt on see 1,6 miljonit jaotatud 2 aasta peale. Aastal 2026 on 1 miljon ja aastal 2027 siis 600 000. Võib-olla õnnestub ka suurendada, ei oska öelda. Kogukonna eestvedaja stipendium, milleks on siis 153 520 eurot. Selle osas nüüd meil on see voor juba avatud, see on lõppenud. Hetkel suvel otsustame, kas siis tuleb uus taotlusvoor. Nutikate lahenduste starditoetus 99 000 euroga. Rahvusvaheline koostöö toetused, milleks on 100 000, mis on jällegi väga populaarne. See toetus voor saab meil tavaliselt kuskil 2-3 kuuga juba läbi. Ja siis kodanikuühiskonna suursündmused 150 000 euroga, mis on ka hetkel käimas, aga nüüd võib-olla lähemalt kõigist. Kogukonna eestvedaja stipendium. Nagu ma ütlesin, siis kuulutasime vooru välja 25 aasta lõpus ja see taotlusvoor on siis mõeldud üksikisikule, eraisikule, kes on oma kogukonnas silma paistnud sellise eestvedajana ja on tunnustatud teiste poolt, kes võib-olla vajab natukene motivatsiooni, tunneb seda, et tal oleks vaja kas koolitust või mentori abi, et kuidas oma kogukonnas siis edasi minna. Ja selleks siis on tal võimalus kandideerida meie stipendiumile, mis on kuni 5000 eurot. Ja lisaks siis me maksame, kui ta sõlmib nii-öelda lepingu mentori osas, siis me maksame mentorile ka tasu kuni 2000 euro osas. Mentor on siis talle toeks tema teel, tema eesmärgi saavutamiseks. Ja mida ta siis võib see stipendiaat teha selle oma stipendiumiga? Ta võib siis osaleda koolitustel, seminaridel, õppevisiitidel, siis koostöö ja partnerluse arendamine oma kogukonnaga, teiste kogukondadega, siis oma kogukonna arenguvajaduste kaardistamine ja uute algatuste käivitamine ja mis oli sellel aastal hästi oluline, oli ka kriisivalmiduse ja elanikkonna kaitse edendamine kogukonnas, et kas ta siis valmistas iseennast selleks ette ja jagab siis oma teadmisi ja kogemusi oma kogukonnas või teeb juba seda nii-öelda koos kogukonnaga. Kas me avame 2026 selle vooru uuesti, selgub nüüd suvel. Me vaatame, kuidas ta meil nüüd lõpeb ja kuidas on meie nii-öelda võimalused avada. Hea meelega me sooviks seda uuesti avada. Igatahes hoidke meie kodulehel või Facebooki lehel silm peal aasta teisel poolel, võib-olla juba juulist, augustist. Ma väga soovitan, kas teil endil sinna kandideerida või kui te näete oma kogukonnas selliseid inimesi, kes võiks sellele stipendiumile kandideerida, siis kindlasti soovitage seda teha. Eelmise aasta lõpu konkursi kohta nii palju, et meil siiski jäi. Meil on ka nii-öelda seatud lagi, see peab vähemalt saavutama 70 nii-öelda punkti hindajatelt ja kes sellest latist alla jääb, siis lihtsalt jääbki latile alla ja ei saa rahastatud. Aga alati võib teist korda uuesti tulla, kui kogemus on juba käes.
ja taotleda uuesti. Nii, läheme edasi. On siis arenguhüpet ettevalmistav taotlusvoor. Sellel aastal on siis meil määrus koos arenguhüpet ettevalmistav ja arenguhüppe programm ühes määruses, aga nad on siiski 2 erinevat taotlusvooru. Need on jällegi mõlemad taotlusvoorud, mis on olnud KÜSK-is mitmeid aastaid. Ja arenguhüpet ettevalmistav taotlusvoor on siis mõeldud vabaühendustele, kes tegutsevad avalikes huvides, on vähemalt tegev olnud 1 aasta ja kes siis soovivad nii-öelda kas analüüsida oma organisatsiooni, et kuidas nad võiksid edasi minna või on võib-olla vaja uuendada oma näiteks arengukava, koostada võib-olla koolitusplaani, võib-olla hoopis kommunikatsiooniga vaadata, kuidas edasi minna, tegevuskava koostamine või ka mõne teenuse arendamine. Ja selle taotlusvooru summa ülemmäär on siis 4000 eurot, kuni 4000 eurot ja oma finantseeringut selle juurde ei nõuta. Täielikult nii-öelda saab siis kaetud see tegevus KÜSK-i poolt. Jah, alati võib oma finantseeringut lisada juurde, aga taotlusvooru esitamisel seda ei nõuta. Ja tavaliselt on meil ka niimoodi, et need vabaühendused, kes meil on arenguhüppe läbinud, tulevad ka edasi juba arenguhüppe programmi. Ja selle taotlusvooru summa on juba suurem, on 25 000 ühe taotleja kohta, aga siin on nüüd nõue oma osaluse osas ja see on siis 5% taotlevast toetussummast. Samas võib ka tulla üks vabaühendus mõlemasse ühel aastal, see keelatud ei ole. Kui te leiate, et need tegevused on omavahel seotud, võib taotleda ka nii ühest kui ka teisest programmist. Mida on siis taotletud eelnevatel aastatel sellest arenguhüppe programmist on näiteks oma võimekuse tõstmine ja kaasates sihtrühmi. Näiteks võib-olla mingi hariduslik teema ja leitakse, et kaasame sinna nüüd rohkem lapsevanemaid ja selle võimekuse tõstmiseks siis teete kas mingisuguse ettevalmistava plaani, koolituse, mõne platvormi, siis selleks saate taotleda. Samamoodi näiteks on taotletud kommunikatsioonikanalite suuremaks ja laiemaks nii-öelda kommunikeerimiseks või uute platvormide loomiseks. See oli 5. Kuidas? On küsimus? Või siis ka näiteks uute juhtimiskultuuri juurutamiseks. Näiteks ma toon kohe näite, mis on ühel aastal taotleti Montessori kooli loomise ettevalmistamiseks. Investeeringuteks, investeeringuteks antakse ka, aga erandjuhul ma siin võib-olla toon ühe näite, et Paide jalgpalliklubi taotles bussi ostmiseks. Ja miks me otsustasime anda, sest see buss veab nii-öelda maakonnast lapsi kokku siis maakonna keskusesse ja see aitab nii-öelda selle jalgpalliklubi järelkasvule ja tema võimekuse kasvule kaasa ja selline buss seal siis vurabki ringi. Aga üldiselt investeeringud peavad olema väga-väga põhjendatud ja ära siis näidatud, et kuidas nad siis seda arenguvõimekust või siis põhikirjalisi eesmärke aitavad täita.
ja millised need vabaühendused siis võivad olla? Nad võivad olla nii-öelda piirkondlik, üks piirkonnast või siis on maakondliku tasandil tegutsev või on ka nii-öelda vabariigist tegutsev või ka on juba rahvusvaheline. Et sealt sellest taotlusvoorust võib ka siis taotleda. Kogukonnad on. Nii, selle kohta on meil nüüd viimastel päevadel hästi palju olnud küsimusi. See on nüüd see taotlusvoor, kus oli see 1,6 miljonit ja 1 miljon näeb sellel aastal jaotamisele. Ja eesmärk on ikkagi siis elanikkonna kaitse ja prioriteetsed tegevused on siis kerksuskeskused, harimiskohad, muud kriisivalmidust ja elanikkonna kaitset toetavad ja arendavad tegevused. Eelnev taotlusvoor oli, kui te mäletate, kokku olete puutunud, oli kogukonna innovatsioonifond selle nime all. Ega seal tehti juba nii-öelda palju ettevalmistusi ära elanikkonna kaitseks. Hästi populaarsed olid generaatorite nii-öelda valmisoleku kohtade loomine. Samamoodi oleme me toetanud kerskuskeskuste need ettevalmistamist, koolitusi, kriisiplaanide tegemist ja nii edasi. Tal oli natukene laiem see eesmärk, aga nüüd on ikkagi täielikult nii-öelda kriisivalmiduse elanikkonna kaitse. Mis on siin hästi oluline? Oluline on siin, et oleks kriisiplaan. Kriisiplaani olemasolu, et mida siis soovitakse teha ja ka nii-öelda KOV-i põhjendatud seisukoht. Et see kriisiplaan, mis on siis koostatud kas ühe kogukonna põhiselt, mitme küla peale, mitme kogukonna põhiselt, võib-olla kriisiplaan laiemalt, aga ta peaks ühtima kohaliku omavalitsuse kriisiplaaniga, et ta ei oleks sellega vastuolus, et kohalik omavalitsus oleks teadlik, mida te teha tahate ja toetaks seda ja annaks sellele nõusoleku. Selle nõusoleku andjaks kohalikus omavalitsuses võib olla nii-öelda see ametnik, kes tegeleb siis selle kriisivalmidusega teil seal kohalikus omavalitsuses või võib see olla vallavanema seisukoht või abivallavanema või valitsuse või miks mitte ka volikogu, aga volikogu nii-öelda nõusoleku saamiseks võib-olla on vaja rohkem aega. Siis sihtrühmad on siis kohalikud kogukonnad, vabaühendused, mõni kogukondlik algatus ja ka väikesed korteriühistud kuni 1200 ruutmeetrit. Meie jaoks on nüüd esmakordne hakata tegelema korteriühistutega. Seda KÜSK varem teinud ei ole. Aga kuna see teema on hästi oluline ja saan ka aru, et need väikesed korteriühistud ei ole abikõlbulikud vist teistest toetusmeetmetest olnud, siis püüame neile ka appi tulla. Aga siin on ka nüüd jaotus. Et see raha on jaotatud 3. Ja 40%, nüüd kui me räägime sellest 2026 eelarvest miljon, siis 40% läheb nende KOV-ide vabaühendustele, kelle territoorium otseselt külgneb idapiiriga. Teine jaotus 30% läheb siis nende KOV-ide territooriumile asetsevatele vabaühendustele ja kogukondadele, kelle maakonna piir on idapiiriga. Samas, eks ole, topelt, nagu küsida ei saa. Ja 3. on siis ülejäänud Eesti 30%.
Nagu te näete, siis suurem osa rahast on siis planeeritud ikkagi nii-öelda sinna Ida-Eestisse. Selleks on ka kindlasti põhjendus olemas. Nii, nüüd Nula starditoetus. Nula on siis lühend nupukatest lahendustest. Ja selle starditoetusega me siis toetame sotsiaalset innovatsiooni. Ja toetame siis neid ideid ja neid algatusi, mis on siis leitud lahendamaks ühiskonnas teravaid probleeme, mis on lahendamata ja keegi teine neid omaks ei ole võtnud. On selleks siis olnud mõni eraisik, mõni vabaühendus, mõni kogukond ja nad on eelnevalt ära käinud siis Heateo sihtasutuse poolt korraldatud inkubatsioonis. Ja seal inkubatsiooni läbinud 2 viimasel aastal osalenud grupid saavad siis, kes seal on läbinud, taotleda meil seda starditoetust. Starditoetus on kuni 33 000 eurot ja selleks on meil raha siis 99 000, et me saame toetada siis 3 starditoetust. See on hästi innovaatiline toetusmeede meil ja ka hästi populaarne ja peab ütlema, et need, kes on selle saanud, me teeme ka igal aastal kokkuvõtet viimasest 5 aastast, kes on jäänud siis püsima, kes välja langenud, siis neid välja langenud on tegelikult väga-väga vähe. Suursündmuste toetusvoor. See on nüüd üle mitme aasta on taas meie laual. Ja selle eesmärk on siis aidata korraldada vabaühendustel selliseid sündmusi, mis on tasuta, mis hõlmab suurt osavõtjate hulka. Piirmäär on praegu kuni 1000 osalejat ja see üritus peab olema tasuta ja tal peab olema mingisugune siis suurem avalik mõju ja toimiv eesmärk kogukondadele või Eesti ühiskonnale suuremalt. No, mis on olnud meil sellised eelnevatel aastatel taotlejad on näiteks Teeme ära, siis Arvamusfestival, siis on olnud veel väiksemaid, meil ei olnud eelnevatel aastatel seda nõuet 1000 osalejat. Ja pean ütlema seda, et selle taotlusvooru vastu on väga suur huvi, aga me oleme saanud rahuldada praegu ainult 2 taotlust ja see taotlusvoor on praegu meil ülevaatamisel ministeeriumis, sest määrused kinnitab minister. Ja me oleme läinud just selle palvega sinna, et vaadata üle nüüd see 1000 inimese alammäär, et tuua seda madalamaks. Ja teine, mis on takistuseks saanud, et määruses on praegu sees, et ta ei tohi olla kaasanud rohkem avalikku raha. Aga üldiselt ikkagi ju sündmused, mis toimuvad omavalitsuse territooriumil, siis see omavalitsus ju tegelikult ikkagi on toetanud mingil määral seda. Samamoodi on ta kas toetust saanud mõnest teisest programmist, näiteks Kopist, aga hetkel jah, see määrus ei luba toetada neid. Et see on ülevaatamisel
ja usun, et need määrusesse muudatused tulevad lähiajal sisse ja me saame suursündmusi rohkem ikkagi toetada, sest suvi on tulemas ja need on enamus planeeritud suvesse. Nii, järgmine on rahvusvahelise koostöö toetused. See on nüüd see taotlusvoor, mis saab meil 2-3 kuuga kohe otsa. Ja see rahvusvahelise koostöö toetused jaguneb siis omakorda 3, mille jaoks saab raha seal küsida. Saab siis küsida reisitoetusteks, mis toimuvad rahvusvahelise koostöö eesmärgil. See on siis tähendab seda, et kas lähete osalete mõnel seminaril, mõnel üritusel, kus te siis saate teatud kogemusi või jagate ise kogemusi, näiteks esinete ise sealt mõne ettekandega, siis selleks te saate küsida raha. Teine on katusorganisatsiooni ürituste korraldamise toetus. See on nüüd see, et kui üle-eestiline näiteks katusorganisatsioon, kuhu kuuluvad ka võib-olla rahvusvahelised teised organisatsioonid, see katusorganisatsioon võib ka olla kusagil mujal, välismaal, aga te tahate Eestis korraldada sündmust, suurt rahvusvahelist üritust, sündmust, siis te selle ürituse korraldamiseks saate taotleda raha. Siin ei ole nüüd päris 100%. Me ei kata, vaid te saate taotleda kuni 12 000 või siis kuni 25, ülemmäär on 12 000. Ja see ei tohi siis ületada 25% ürituse kogu eelarvest. Ja jälle väga tänuväärne on siis 3. on rahvusvahelise koostööprojekti omafinantseering. Paljud vabaühendustel on koostööprojektid, rahvusvahelised koostööprojektid ja seal on nii-öelda oma osalus. Ja seda oma osalust me siis aitame katta ja siis 50% ulatuses. Aga organisatsioonid on selle eest väga tänulikud, kui nad saavad selle oma finantseeringu meilt taotleda. Ja me ise peame seda toetusvooru hästi oluliseks, sest see on ikkagi suhtlemine rahvusvahelisel tasandil. Me peame oluliseks, et vabaühendused saaksid kogemusi ja mis viimasel ajal tegelikult on, et me näeme ka, et meie vabaühenduste esindajad käivad oma kogemust jagamas. Ja sellega seoses ka nii-öelda kasvab siis Eesti nähtavus selles rahvusvahelisel tasandil ja ka need teemavaldkonnad, mida seal siis kajastatakse ja milles osaletakse ja millesse oma panus antakse. See summa on muidugi suhteliselt väike, 100 000 ja nii-öelda 3 vahel ära jagada. Ja see läheb üsna kiiresti täis meil. Kus te leiate informatsiooni? Meie koduleht. Meie kodulehel on taotlusvoorude kohta alamlehed. Need on väga põhjalikud. Korduma kippuvad küsimused on seal. Siis on meil Facebook, Instagram, YouTube'is, LinkedInis oleme. Ja veel meil on igas maakonnas, nagu ma ka alguses rääkisin, on meil vabaühenduste konsultandid. Aga nemad on kõige sellega kursis ja nad oskavad teile jagada informatsiooni. Minu praegune ettekanne oli üldiselt selline väga pealispinnaline.
ja täpsemat informatsiooni on siis meie konsultantidelt, aga nüüd ma olen valmis küsimusteks ja olen valmis teie küsimustele vastama ja kui lepime kokku, kui ma nüüd jään mõne küsimuse vastamisega, siis püüan sellele vastata kirjalikult koos oma abilistega siis. Suur aitäh, Tiina, selle ülevaate eest, et siin oli kindlasti palju, mille üle mõelda ja kuhu tahaks kohe hakata midagi kirjutama. Olge head, kirjutage, võite kasutada chati, aga julgustan ka kätt tõstma, käemärki ja küsima häälega. Hetkel ei ole ühtegi küsimust, aga ma hakkan ise otsast mõnda küsimust küsima, et senikaua inimesed saavad mõelda ja küsida juurde, et ma läheksin algusesse, kus oli juttu nendest kerksuskeskustest ja need on nagu tõesti ülioluliseks muutumas ja me kõik muidugi tahaks, et neid üldse vaja ei oleks. Aga küsin siin niimoodi, et kas on juba edulugusid ja kas on küsitud selle kohta, et läheks ja vaataks, mismoodi on tehtud, et kas saab juba kuhugi minna vaatama, et kas sellist infot ka on või siis juhatada siin, ütleme, mingite spetsialistide juurde, kes tulevad ja nagu nobedasti nõu annavad, sest siin aeg eriti ei oota. Ja, neid näiteid on olemas, kes on meil eelnematel aastatel neid teinud, kerskuskeskusi. Neid on tehtud kas näiteks rahvamaade baasil, külakeskustesse on tehtud, et need on tegelikult kerskuskeskused on sellised infopunktid, eks, kus kriisiolukorra aeg on võimalik saada informatsiooni, ka kriisivälisel ajal on mingisugust informatsiooni alati seal võimalust. Ja seal on siis olemas nii-öelda teatud valmisolek, võib-olla majutada, võib-olla nii-öelda saada puhast joogivett sealt, võib-olla, et generaatori abil valmistada süüa, või tulla sooja, et eelkõige on nad selleks mõeldud. Ma nüüd kohe peast ei oska öelda, kus kohad need on, aga kui te panete otsingusse, siis need leiate kindlasti. Ja küsida tasub ka teie käest mõned nõuanded. Ja konsultanti, kes meil on, konsultant Eeva, ta on hetkel küll väliskoolitusreisil, aga tema käest saab ka küsida neid näiteid. Ja siis muidugi varjumiskohad, et me ise selle vooru kuulutasime välja Rae vallas, kus siis vanast ühest, mis oligi kunagi tsiviilvarjend olnud noored kohandasid selle varjumiskohaks ja vabatahtlikud, see oli puhtalt vabatahtlik töö ja nad ei olnud tegelikult meil taotlust üldse küsinud, aga me julgustasime neid seda ka küsima ja kindlasti tasub võib-olla üles otsida tõesti need tsiviilvarjendid, mis kunagi on olnud. Mul on helistanud ka korteriühistutest, et neil on need olemas olnud, aga praegu on kasutusse võetud. Et neid taastada varjumiskohtadeks ja loomulikult siis need keldrid, et korteriühistutel on nõue nii-öelda varjumiskohtade sisseseadmiseks. Et ma kuulsin ka seda, et ega minuni ka kõik info ei jõua ja huviga kuulan, sellepärast juurde küsingi, et valdade juures on ka võimalik, ühesõnaga see kooskõla selle valla nii-öelda plaaniga või kuidas, et kui kergesti leiab kas siis vallast seda infot inimesed, kes tahavad seda siin, ma ei tea, korteriühistute esimehed või külaseltsi esimehed ja ka teie konsultandid, et seda osa ka natukene võib-olla veel kord üle rääkida veel. Ja igas omavalitsuses on kriisikomisjon. Ma olen ise olnud omavalitsuses kriisikomisjoni liige ja kriisiplaanid on omavalitsustes kohustuslikud. Ja ka nii-öelda kriisivalmiduse kriisikomisjoni esimees on tavaliselt omavalitsusjuht, on selleks siis linnapea või vallavanem ja
komisjoni aseesimees on siis ka, mina olin siis näiteks aseesimehe rollis tollel hetkel. Ja neil on olemas kõigil nii-öelda andmebaas, kelle poole pöörduda, ükskõik millise probleemi puhul, on see siis elekter, on see siis vesi, on see siis päästekomando, et need on olemas omavalitsuses, need nimed, kelle poole pöörduda teatud küsimustes. Meil on olnud KÜSK-il väga tihe koostöö Päästeametiga. Nad on selle meetmega väga kursis ja kui te tunnete oma valitsuses seda Päästeameti inimest, kes tegeleb teie vallaga, siis võite temaga nööbist kinni haarata ja konsulteerida just nende kriisiplaanide osas. See kriisiplaani koostamine ei ole raketiteadus. Võib-olla on see ka olemas, me oleme eelnematel aastatel kriisiplaanide koostamiseks raha eraldanud. See võib, kui te tahate tõesti keskust teha või varjumiskohta sellist, see võib väga lihtne plaan olla, eesmärk, miks te seda teete, on ju, mida te seal tahate selles mõttes teha, on ju, ja võib-olla hea oleks, kui keegi nii-öelda teadjam inimene viskaks korraks sellele pilgu peale. Ja või on see siis osa omavalitsuse kriisiplaanist, ka seal on need sees peaksid olema, kui need on tehtud. Enamuses, ma usun, on tehtud, et mingit suurt, see on ise võtate oma nii-öelda inimesed kokku ja panete seal näiteid saate, otsige Google'ist, vaadake, neid näiteid on seal olemas ka, kuidas seda teha. Aga jah, sest ma just mõtlen, et kõik ei saa ju tulla ka KÜSK-i küsima, et kuidas meie vallas käib, et eelkõige ikkagi enda võtta. Kas mingi piirkond on olnud eriti tubli või kuidas öelda, kuidas teie senised need toetused on jaotunud, et võib-olla mitte siis detaili, aga umbes pilt on ju ees endal. Praegu huvi tegelikult on kõige suurem sellel 1/3, kes saab kõige vähem. See on olnud ja meie konsultant on käinud rääkimas kohtadel ja läheb ka, ma tean, minu teada ühes vallas võetakse korteriühistute, nende väikeste korteriühistute inimesed kokku. Läheb ka nüüd veel rääkima, et kui on näiteks piisavalt suur inimeste hulk, siis meie konsultant on nõus tulema rääkima ka täpsemalt, tal on see määrus niivõrd peas, ja oskab küsimustele vastata, kui keegi teine ei oska. Aga huvi on väga-väga suur. Sest ise maaeluvõrgustikust oleme ka sel teemal rääkinud ja just mõelnud, et mida meie peaksime tegema ja oleme küsinud ka seda, et ka kodukandil on mingi, tähendab, koostööleping ja et neid infosid oleks nagu vaja levitada ja meil on olnud ka neid liidergruppe, kust on liidertegevusrühmade alt on olnud ju ka neid meetmeid, aga seal ei ole võib-olla, kuidas öelda, ta ei ole nii kiire ja nii paindlik. Et just, et see nagu kiirus ja paindlikkus on praegust ju need võtmesõnad. Ja, meil oli ka infotund, kus osales tõepoolest hästi palju 160 kontakti oli seal ja sellest on salvestus meie kodulehega. Et minge sellele salvestusele, vaadake see üle ja seal on ka need korduma kippuvad küsimused on seal all kõik olemas. Et minge sinna taotlusvoorud taotlejale ja alamleht on kohe olemas seal selle meetme osas. Ma lingin selle ka meie veebile, kui ma saadan selle tänase infotunni selle info edasi, sest siis ma oskan ise ka sealt vaadata, nii et seda infot tahaks nagu usinasti teada. Nii, ma kutsun üles veel küsima
kes on kuulajad, mõned tulid siin võib-olla hetk hiljem, aga ärge häbenege, kui on, siis küsige juurde. Tahtsin küsida ka selle sotsiaalse inkubatsiooni küsitluses, et mitmes aasta teil see teema on olnud ja mida sinna on huvitavat esitatud, kas sealt on ka jälle kuskilt vaadata, mingist eeskujusid? Jaa, Marju võttiski praegu kohe pildi ette, et tegelikult Marju on olnud selle sotsiaalse innovatsiooni poole pealt nula nii-öelda alguse juures ja seda ka vedanud, et võib-olla Marju oskab siin paremini rääkida sellest. Ole hea, Marju, räägi, sellepärast, et sellised innovatsiooni asjad on need, mis vajavad teinekord natukene, kuidas öelda, et miski paneks mõtted liikuma. Mingi nimekiri siit tuli, aga kindlasti oleks huvitav kuulata veel mõningaid kogemusi. Palun. Jaa, meil on nula läbinud ideede kohta info ka kodulehel olemas. Võin pärast panna siia chati ka lingi. Ja siis veel täpsustuseks, et siiani on inkubatsiooni läbi viinud Heateo sihtasutus, aga nendega meil leping lõpeb sellel aastal, et jälgige reklaami, et tuleb uuesti avalik konkurss. Me otsime siis partnerit, kes inkubatsiooni läbi viiks ja see partner peab olema siis kolmandast sektorist, ehk siis me ei võta partneriks äriühingut, kuna me toetame ikkagi kodanikuühiskonda. Ja siiani 10 aastat on seda teinud Heateo sihtasutus, aga siis võib-olla ma toon mõne näite veel. Ühesõnaga, näited on kõik meil kodulehel üleval ja lihtsalt võib-olla statistika mõttes, et umbes 1/3 on tulnud näiteks hariduse valdkonnast, kuna haridussüsteem on väga raskesti nii-öelda muudetav, ehk siis kõik võtab aega. Minu enda lemmiknäide on siis probleem, mida siis lahendama asuti oli, seises selles, et õpetajad ei saanud minna täiendkoolitustele, kuna kolleegid ei saanud neid asendada, sellepärast et siis nende töökoormus muutus liiga suureks või siis, kui mõni õpetaja oli pikaajaliselt haiguslehel, siis oli probleem ka jälle asendamistega. Ja selle probleemi lahendamiseks üks seltskond, natuke nad võtsid šnitti Soomest, ütleme nii, aga see tänane lahendus meil on kindlasti innovaatilisem, ehk siis on asendusõpetajate programm. Võib-olla olete kuulnud sellest ja tänaseks on see tõesti, seal on väga paljud koolid sellega liitunud ja inimesed, kes siis töötavad kas osakoormusega koolis ja tahaksid veel kusagil tunde anda vahetevahel või siis kellel on õpetajaharidus, aga ta hetkel koolis ei tööta, ehk siis on selline koht, kus siis saavad kokku õpetaja ja kool, ehk siis ajutiseks lahenduseks. Ja ka siis teine probleem, et noori ja üldse õpetajate puudus kui probleem, siis selle lahendamiseks mõeldi välja selline algatus nagu Noored kooli. See on tulnud ka Nulast. Siis Nulast on tulnud veel haridusega seotud selline programm nagu Kiva, kiusamisvaba kool. Ja peab ütlema, et tõesti nende algatuste taga või nendes tiimides on olnud ikkagi ka õpetajad ise. Aga et siis sellist süsteemset muutust luua, siis asendusõpetajate programm näiteks ongi täna Haridus-Teadusministeeriumi strateegiline partner. Ehk see mõte Nulal on siis tõesti selles, et kui on mõni probleem, millele on huvitav lahendus leitud, siis näiteks riigil on keeruline neid lahendusi testida. Esiteks ei tohi ükski riigiasutus eksida, eks ole. See võimalus on MTÜ-del olemas ja see starditoetus, mida KÜSK annab, see on ka, nagu Tiina ütles, et toetus või taotlusvoor iseenesest on juba innovaatiline, ehk siis lahendus tuleb läbi proovida, aga ei ole nõutud, et see lahendus peab ka toimima. Muidugi me loodame, et see toimib, aga põhimõtteliselt innovatsiooni puhul on hästi oluline, et sa saad katsetada ja sa on ka väga
normaalne, kui see lahendus ebaõnnestub. Et siis selline võimalus. Tahaksin küsida, et me oleme teinud ka siin Erasmuse ja Solidaarsuskorpuse ja natukene nendest Harno, mitte küll otseselt haridusele suunatud nendest meetmetest ka omalt poolt natukene aidanud kaasa seda infot levitada. Et just tahtsingi küsida, et kas nad nagu kattuvad, aga ja teiseks, et nüüd te siin mainisidki seda koostööd või seda haridusvaldkonda, aga mis jääb väljapoole haridust? Või kas siit tuleb ka meelde äkki mõni näide või selline, mis oleks mõni hea näide? Ja, minu teine lemmiknäide tuleb võib-olla siis algselt kultuurivaldkonnast, aga tegelikult üldse laiemalt sündmuskorralduse valdkonnast. Nula esimeses lennus 10 aastat tagasi oli idee, mis alguses tundus täiesti selline utoopiline, et muuta suursündmused siis ühekordsete nõude vabaks. Ja see idee siis sai rahastust ka KÜSK-ilt, et nad said seda piloteerida. Ja kui ma õigesti mäletan, siis esimene pilootprojekt oli presidendi roosiaia vastuvõtt ja edasi juba Viljandi folk ja Intsikurmu festival ja tänaseks see MTÜ toimib. Teise nime all täna nad on Ringo või midagi sellist, eks ole, Topsi Ring oli neil esialgne nimi ja põhimõtteliselt nad käisid läbi inkubaatori, said starditoetust ja täna me ei kujuta ette, et oleks mõni suur sündmus, kus on ühekordsed nõud. Ehk siis tänaseks meil on juba see seadusega keelatud. Ja see on selline keskkonnaalane näide. Ja Mari, sotsiaalselt oli see, et viidi läbi siis koolitus taksojuhtidele puuetega inimeste abistamiseks ja mille on nüüd üle võtnud Bolt tegelikult selle teenuse, et alguse sai jällegi siit nulast. Nii et päris huvitavaid teemasid on siin olnud ja kui suur see toetus seal võib olla, et juba lipsas meelest ära, et nimetaks, on meeles niimoodi öelda? Nula idee testimiseks on siis 33 000 võimalik saada. Ja kas kuni 33 000, jah? Aha. Nii, julgustan küsima, keegi kätt ei tõsta, keegi siia ühtegi küsimust toksinud ei ole. Ma küsiksin siis edasi ja võib-olla võtaks veel selle suursündmuste meetme, millest oli ka natukene juttu, et mis oli mullegi natuke üllatus, et tegelikult sinna mahubki ainult 2 sündmust ja et te olete praegust siis nii-öelda ka läbirääkimistes või on see ülevaatamisel, et saaks seda natukene kohendada, seda tasuta või seda sündmust, et suurem avalik mõju, sest aga mis on olnud see, et ta kindlasti võib tasuta olema? Kas ei ole olnud ka juttu sellest, et mõni piletiga sündmus võiks sinna alla mahtuda? Mul jäi see meelde, et selle 1000 osaleja, sellega on tõesti nii ja naa ja kui meie suved on, siis tõesti neid üritusi on nii palju, et tõesti seda 1000 võib saada raskesti kätte saada, et võib-olla see arv peab tõesti kuskil allpool olema. Jah, me oleme ettepanekud teinud ministeeriumile tõmmata seda piiri allapoole, aga nõue on, kuna avalik üritus ja selle üritusega on mingi väga konkreetne eesmärk, mida tahetakse teha, et ütleme see Teeme ära, mis on väga suureks ülemaailmseks projektiks kasvanud, aga meeskond siiski, et nad saaks toimida, nad vajavad tegelikult toetust. Et panna see pilet külge on keeruline. Arvamusfestivali näol on eelmine aasta prooviti siis nii-öelda annetustena. Kui me ikkagi tahame, et inimesed tuleks ja räägiks kaasa, avaldaks oma arvamust teatud teemadel,
siis kui seal oleks piletihind juures, siis jääksid kindlasti need üritused nõrgemaks ja võib-olla kõigil ei ole võimalus lihtsalt tulla. Et seetõttu on see nõue, et see oleks tasuta inimestele ja me oleme ka ettepaneku teinud, et ta võiks olla ka natukene võib-olla mingi valdkonnapõhine, et näiteks me teame, et külade esindajad kogunevad ju maapäevale kokku suvel, et nad on eelnevatel aastatel saanud toetust samast meetmest, aga siis olid teised tingimused. Et või siis õpetajad ju kogunevad ka suvel, ma tean Paidesse suuresti kokku ja vaimse tervise ja sellistel teemadel seal arutlevad, et samamoodi, et ta on küll valdkonnapõhine, aga need eesmärgid, mida seal arutatakse, on kogu ühiskonnale hästi olulised ja nad tegelikult ulatuvad omast valdkonnast välja, et nad saaksid taotleda raha. Ja täiesti arusaadav, sest tõesti muidu on niimoodi, et kaks väga-väga olulist üritust, aga et siis ei olegi ruumi, et saaksid uued tulla ja võib-olla see piletiraha on ka seal, et kui toetus on natuke väiksem ja kuskil on pilet, sest oleme ausad, ega siis ülivajalikke ja toredaid etendusi, festivale, kontserte on ju ülipalju, nagu nii kõigile ei jõua ja ma ei arvagi, et peaks võib-olla Arvamusfestivalile panema pileti külge, kui ta on siiamaani olnud, ta võiks jääda samaks, aga kuskil võib tulla mingisugune teine tõesti, nagu siin oli, kas valdkondlik või ma ei tea, naistekonverents või noortekonverentse võiks olla ju palju rohkem igasugustest valdkondadest, maanoored eraldi või mida iganes, nii et tegelikult selles mõttes on. Nii, siia tuli nüüd vahepeal küsimus ja loen selle ette, et tahtsin küsida, kas üleval on taotlus, millal taotlusvoorud avatakse, et võib-olla mainiti, aga ei pannud tähele. Ja, see informatsioon on meil üleval kodulehel. Me peame enne taotlusvooru vähemalt 7 päeva sellest teada andma, et avatakse. See kogukonnafondi informatsioon, see taotlusvoor on meil avatud kodulehel, Facebookis, Instagramis. Me oleme seda hästi palju ise kommunikeerinud ja jaganud laiali. Siseministeerium on ka seda teinud, et otsige, pange need sõnad sisse, te kindlasti leiate, et me omalt poolt teeme väga suurt kommunikatsiooni. Iseasi, kas inimesed tõesti, kuna informatsiooni on hästi palju meie ümber, et seda õiget leiaksid. Ja ma isegi seda chati väga üles, siia võib panna, aga ma panen pärast ka meie kodulehele veel juurde, sest ega enamusfondidega on nii, et need, kes on juba kursis, need ikka tulevad, aga iga organisatsioon või iga fondi ootab, et kogu aeg see taotlejaskond laieneks. Võin ära öelda, et aprillis avame kindlasti arenguhüppe ettevalmistava. Praegu oleme kokku leppinud 17 aprille tavaneb, aga ma ei julge pead päris pakule panna, et see on täpselt 17, sest see oleneb teatud asjadest, et meil toimuvad taotlused läbi toetuste menetlemise süsteemi ja et seal nii-öelda oldaks valmis neid taotlusi vastu võtma ja me peame neid mitu korda üle kontrollima, et vead sees ei ole ja nii 17 aprill, kohe siis selle järgi või samal ajal arenguhüpe, reisitoetlused samamoodi kohe aprillis lähevad lahti, nula samamoodi, et mis nüüd jääb tõepoolest oli, nagu ma ütlesin teile, oli see kogukonna eestvedaja stipendium, mida me väga-väga soovime avada, aga see ei sõltu meist. Me peame veel läbirääkimisi pidama natukene, et siis avame selle sügisel. Aga võib-olla ka veel sellest, et teile jääks mulje, et Küsk, Marju hakkab küll ka rääkima sellest
meie teisest poolest ka veel, aga millega me veel tegeleme, et mul ei olnud slaide seal juures, aga meil on ikkagi välisprogrammid, et Euroopa Liidu programmid, noorte kaasamine, väga suur ja programm 4 aastat, kus me siis toetame neid üritusi, kus kaasatakse noori või mida korraldavad noored ise. Me viisime läbi arenguprogrammi eelmine aasta ja nüüd kohe algab uus arenguprogramm inimestele, kes oskavad siis nõu anda, et kuidas viia läbi neid üritusi ja panna nii-öelda noored seal osalema, kuulata rohkem noori, haarata nii-öelda demokraatlikesse protsessidesse noori kaasa. Et see programm on puhtalt sellele nii-öelda pühendatud. Siis sotsiaalne innovatsioon, mis on Šveitsi riigiga meil. Sotsiaalne innovatsioon ja sellest on võib-olla keeruline sõnapaar, aga tegelikult sellest Marjuga juba rääkis, et tegelikult on see väga lihtne asi, et me püüame leida lahendusi ühiskonnas ripakile jäänud probleemidele, millel ei ole leitud lahendust, aga mis vajavad lahendusi, on need siis hariduse, sotsiaali, keskkonna, mis iganes teemal. Ja seal siis ka nii-öelda toimuvad meil koolitused, toimuvad hackathonid, inkubatsioonid. Hästi populaarne, meil on 2 õppereisi olnud, meil on olnud konkursid sinna. Esimene oli meil Lõuna-Eestisse Marju, eks, ja teine oli nüüd Ida-Virumaale, kus käidi läbi neid vabaühendusi, kes nii-öelda toimetavad sotsiaalse innovatsiooniga, saadi kogemusi, toimus nii-öelda võrgustumine, hästi populaarsed asjad. Siis on meil lõimumisprogramm Euroopa Liidu ja Kultuuriministeeriumiga, mis on siis nii-öelda sisserändajatele, et me püüame ette valmistada vabaühendusi sisserändajate lõimumiseks. Ja me valmistame siis ette 40 vabaühendust 3 aasta jooksul, kes saavad selle teadmise ja kes siis omakorda kannavad seda ühiskonnas edasi seda teadmist ja on valmis vastu võtma ja lõimuma sisserändajaid, tagasipöördujaid, põgenike vajadusel ja nii edasi. Siis on meil Marju juhib veel meil CERV-i, millest ta kohe hakkab ise rääkima peale vaheaega ja Marjul on ka sotsiaalse innovatsiooni kompetentsikeskuse strateegiat teeb. Ja KÜSK on siis sotsiaalse innovatsiooni kompetentsikeskuse üks juhtiv partner. Meil on partnereid, Marju täpsustab, oli meil 8, eks Eestis. Väljaspool Eestit on ka, aga Eestis oleme meie siis nii-öelda see juhtiv partner. Sai vist kõik välisprojektid räägitud, et hästi suur rõhk on meil ka välisprojektidele. Et väga suur tänu. Ma räägin tänasest ajakavast, et me ei alusta CERV-i loenguga varem kui 14.30, sest meil on osa inimesi just sellele voorule registreerinud, et kes tahab vahepeal pausile minna, saab selle pausi lihtsalt natukene lühemad, et praegust küsimusi ei ole, et kui siia nüüd veel küskil mingisugustest üldisematest asjadest, siis mõni minut, aga siis me võime lihtsalt panna ennast sama lingiga, saame lihtsalt natukene pikema jalasirutuse siia vahele. Et kas siia veel niimoodi kokkuvõtteks midagi on või on keegi veel tahab kätt tõsta ja omakorda veel midagi küsida?
Kui ei ole, siis suur aitäh Tiinale selle ülevaate eest. Teemasid on palju, teemad on põnevad, nendega läheme edasi ja teie kodulehte tasub kindlasti vaadata mitme külje pealt. Ja teeme siis vaheaja ja tuleme tagasi 14.30, kusjuures seal tuleb päris terve rida inimesi, kes ennast registreeris, et neil on huvi just täpselt ainult järgmiste projektide kohta, nii et teeme siis pausi. Aitäh! Aitäh teile!